Järgmisena saab sõna EVT Põlisrahvaste Sihtasutuse nõukogu liige Valdeko Allik. Aitüma sõna andmast. Hääd tervist ja väge, austad emandad ja isandad. Hääd tervist ja väge iidsete hiite, tarkuste hoidjad ja maavalla vägede valdjad. Aitüma, et olete hoidnud kõike, mis on kantud teieni. Aitüma, et kannate seda kõike ka edasi. Hääd tervist ja väge kõik siinsed ja kaugelolijad, kes põliseid teadmisi ja vägesid edasi kannavad. Kannavad edasi pildiga, tarkusega, teoga. Kummardan nende ees, kes täna saavad nimetatud ja saavad astuma 18 aastat kogunenud väärikate nimekirja. Me ei tea ju tegelikult, kui pikk see nimekiri enne on. Kas ta ulatub tuhandetesse, kümnetesse tuhandetesse, tõenäoliselt aegade algusesse välja. Ja loodame, et seda nimekirja saab jätkata aegade lõpuni. Varasemad nimed ei ole raiutud kivisse, ei ole nad kantud tindiga paberile ega särtsuga säristatud silikooni. Aga nende tunded ja nende teod on kandunud läbi aegade meieni. Kasvagu tänaste ja eilsete tegude vägi, kasvagu hiietarkuste tundjate ja kaitsjate hulk. Andkem hiitel elada ja maavallal väge koguda. Nii saab rahvas jälle endale tagasi pinna, kuhu sügaval ajada oma juured, et kasvada tugevaks. Et elada üle tormid, sõjad või mis iganes meie teele veeretatakse. Tänane päev on ilus, pühalik, armas. Päikegi tuli välja, ennast üle pika aja näitama jälle. Paistab ta siia tuppagi. Aga tooksin natukene argipäeva siia tagasi, sest ei ole meil olnud väga palju aruande võimalusi ja tahangi tutvustada natukene seda, millega siis sihtasutus vahepeal on hakkama saanud, mis on toimunud Põlisrahvaste koostöökogudel. Eelmisel Hiieväe sündmusel siit samast kõneles teiega Toikakaja. Vahepeal on saabunud talv, siis kevad, siis suvi, oleme jälle sügises ja Põlisrahvaste sihtasutus koos maakogude ja koostöökoguga ei ole istunud rüppes kätega. Aasta tagasi sai Kaja rääkida 3 maa nimel. Siis kui puud lehte läksid kevadel, said kokku juba 6 maa esindajad, kes allkirjastasid vastastikuse tunnustuse lepingud. Saare, Lääne ja Viru koostöökogudega liitusid Pärnumaa, Järvamaa ja Viljandimaa. Ja need nimed ei vasta küll liitsetele maakonna nimedele, aga võin pärast igaühele eraldi seletada, et kuhu on kadunud Saka, Lugandi, Päeval, Soone tagana ja nii edasi. Metsad on meil ikka pühad. Kahjuks näeb meie põlistel maadel tegutsev riik metsas ainult pliiatseid, kappe, prilliraame ja kikilipse. Hiied ja pühapaigad, muud pühapaigad, looduslikud, on endiselt metsatapjate sihikul. Metsade ohverdamine ulmelise rohepöörde ja vaskraha nimel täna aina hoogustub. Uued seadused ametnike tellimusel ja tuntud advokaadibüroode juriidilise katuse all plaanivad jätkuvat kõige muundamist kopikaks ja seda seninägematus ulatuses. Niisiis, kasvanud jõududega ehk siis 6 maa esindajatena käisime me ka Saares Metsamõtte
töötoas, et osaleda siis FSC teemade arutamisel. Meile jäeti väga vähe aega, et koostada omapoolne riskihinnang FSC uue sertifikaadi kehtestamiseks. Aga ühe pööripäeva või pööriöö magamata pööriöö tulemusena saime ilusasti kaante vahele 60 lehekülge riskihinnangu, mille siis ka FSC-le esitasime. Näis, mis ta saab. Ei tea praegu. Ilme oli aga see, et seal töötoas nägime ja kuulsime inimeste kurbust ja kurtmist, et organisatsiooni käed on jäänud lühikeseks ja teod ammutuks, ehk siis FSC Eesti. See ei ole etteheide inimestele, kes seda tööd teevad, vaid pigem on see märk sellest, et neil on vaja lisajõudu, abi. Meie eesmärk oli siis selle niinimetatud 3. printsiibi rakendamine, ehk siis põlisrahva tegelik kaasamine, siis FPIC, ehk siis eelneva teavitatud teadliku nõusoleku printsiibi rakendamine. Et ei saaks niimoodi olla, et suurtööstur ütleb, paneb näpu kaardile, ütleb, et siit raiume ja ametnikud kiidavad kaasa. Ei, kõigepealt tulevad ja küsivad IE-võidjatelt ja põlisrahvalt, kas selline tegu on üldse kuidagi lubatud. Ja me siin oli, et kõik kindlasti on vägagi kursis, mis toimub Nursipalul, mis toimub meie hiide ja pühapaikade ümber. Kindlasti olete paljud juba näinud ka seda, mis laastamistööd allikate kallal toimetatakse Rail Baltical. Aga toon siia täna ühe sellise kurva sõnumi Pärnumaalt, kus ma ise olen. Et praeguse Pärnu linna territooriumil laastatakse loodust 3 valla, ütleme 3 kihelkonna piirikivi ümbruses. See siis Tõstamaa, Audru ja selliste kunagiste kihelkondade piirikivi. Sinna on keegi võtnud plaaniks rajada kõigepealt laskemoona ladu ja siis sõjatööstus. Mul on kahju, et tõin sellised kurvad noodid, aga usun, et IT-tarkus ja maavalla vägi ei heitu, vaid saab uut jõudu senisest suuremaks viivasirutuseks.